Suitsiidikäitumise ennetamiseks on mitmeid viise, on mitmeid sekkumismudeleid ja üks võimalik tõenduspõhine sekkumismudel, mida on maailma eri paikades, sealhulgas Eestis, rakendatud ja testitud juba paar aastakümmet, on 4-tasandiline kogukonnapõhine sekkumismudel. Selle on välja töötanud EAD, European Alliance Against Depression, mis on ülemaailmne mittetulundusühing teadusele ja suitsiidide ennetustööle keskendunud ühing. Ja selle 4-tasandilise kogukonnapõhise sekkumismudeli toimimise printsiibid on siis sellised. Esiteks, ta on tõesti ennetusele suunatud, ehk tema eesmärk on suitsiidikäitumist ära hoida, et inimesed, kellel on võib-olla kalduvus suitsiidikäitumisele või kellel esineb suitsiidikäitumise riskitegureid, et need märgataks varakult, et nad saaksid varakult just seda abi, mida nemad vajavad. Teine on see, et ta on kogukonnapõhine. Kogukond on väga oluline märksõna, see tähendab, et teda viiakse ellu seal, kus inimene oma igapäevaelu elab. Ja nende inimeste keskel kogukonnas, kes teda saavad toetada ja kes teda võiksid toetada. Kolmas on sünergia. Et kohe ma avan ka nende 4 sekkumistasandi toimimise põhimõtted, aga sama oluline kui iga tasand eraldi või võib-olla olulisemgi veel on see sünergia, mis tekib 4 tasandi üheaegsest rakendamisest. Ehk meil ei ole mõtet kasvatada inimeste teadlikkust, kui meil ei ole neile pakkuda võimalust selle teadlikkuse pealt teha valikut ja minna abi otsima. Ja teisalt jällegi, meil ei ole mõtet arendada abivõimalusi, kui häbimärgistatus ja abiotsiv käitumine ei ole sellised, et nad võimaldaksid inimesel selle abi juurde jõuda. 4. on digilahendus, et meil on teada vaimse tervise valdkonnas suur spetsialistide ja ressursipuudus, mistõttu on ülioluline, et seda inimese kontakti spetsialisti ja võimaliku patsiendi vahel toetaksid digilahendused. Ja siin on selleks digilahenduseks eneseabi tööriist, juhendatud eneseabi tööriist, mille nimeks on I Fight Depression. Ja 5. tõenduspõhisus, seda sekkumismudelit on mitmetes paikades üle maailma rakendatud, testitud, on olemas teaduspublikatsioonid, mis on juba näidanud selle toimimist ja uuringud sellel teemal jätkuvad. Aga mis on siis need 4 tasandit, mis kõik on suunatud selle eesmärgi täitmisele, et pakkuda depressiooniga patsientidele paremat ravi ja seeläbi ennetada suitsiidikäitumist. Ja parem ravi tähendab seda, et ravi on optimaalne, vastab selle inimese vajadustele, kombineerib medikamentoosset ja psühhoterapeutilist sekkumist ja kindlasti ka seda keskkonda, kus inimene igapäevaselt viibib. Aga esimene tasand, see on siis esmatasandi tervishoid ja vaimse tervise teenused ja siin all mõeldakse eelkõige siis perearste ja nende meeskondi. Et nad oskaksid paremini märgata depressiooni just varajasi märke ja võib-olla ka mingeid ebaspetsiifilisi märke, kui inimene ei pöördu just depressioonikaebusega, et tõsta nende teadlikkust ja pakkuda nende võimalust oma töösse integreerida tööriist, mille nimi on I Fight Depression. Teine tasand on lai avalikkus ja see tähendab eelkõige teadlikkuse tõstmist depressioonist. Siia hulka kuuluvad teavituskampaaniad meedias, mitmesugused avalikud üritused, infomaterjalide koostamine ja levitamine sotsiaalmeedia kaudu või veebilehtede kaudu. Ja samuti vaimse tervise müütide kummutamine, mis samuti võib mõnikord takistada abi otsimist.
ja need sõnumid laiale avalikkusele on lihtsad. Depressioon on haigus nagu iga teine. Depressioon võib tabada igaüht. Depressioonil on mitu nägu ja depressioon on ravitav. 3. tasand on patsiendid ja kõrge riskiga grupid ning nende lähedased. Siin on siis mõeldud spetsiaalsete tugigruppide loomist ja läbiviimist, kas siis inimeste, kelle pereliige on suitsiidne või kes ise on suitsiidsed või kelle lähedane on teinud suitsiidi ja nad on sellest puudutatud. Siin all on ka abiks I Fight Depression tööriist, samuti on siin infomaterjalid ja juhised abivajajatele, et eesmärk on siis jällegi varakult märgata ja tõhustada kriisiabi kättesaadavust. Ja 4. tasand on väravahoidjad ja huvigrupid. Väravahoidjate all siis peetakse silmas neid spetsialiste, kes otseselt ei ole vaimse tervise spetsialistid, aga kes oma töö tõttu puutuvad paljude inimestega kokku ning kellele inimesed ikkagi oma muresid kurdavad ja kes saavad siis olla need väravahoidjad, kes hoiavad seda väravat just lahti ja juhatavad inimesele kätte selle teeotsa, et ta jõuaks just selle abini, mida tema võib-olla sel hetkel vajab. Ja kes sellised väravahoidjad siis on? Kindlasti õpetajad ja muu koolipersonal, noorsootöötajad, sotsiaaltöötajad, politseinikud ja võib-olla ka iluteenindajad ja juuksurid, kelle juures samuti inimesed käivad ja oma muresid kurdavad. Oluline väravahoidjate juures on see teadlikkus ka nendest piiridest, et nad teaksid, mis on nende vastutus ja mis ei ole, ja et neil oleks praktilised oskused varajaste märkide märkamiseks ja kuidas nendele märkidele reageerida. Ja et väravahoidjate puhul on hästi oluline ka see enesehoole pool, et nemad ei saa hakata kedagi nõustama, sest et meditsiinitöötajad ja psühholoogid, nemad on ikkagi oma ettevalmistusega spetsialistid ja keegi ei eelda, et kõik väravahoidjad hakkavad nende tööd tegema ja neid asendama, aga küll võib eeldada, et me kõik märkame abivajavaid inimesi ja oskame neid nende teekonnal juhatada. Nagu mainisin, EAD 4-tasandiline kogukonnapõhine sekkumismudel on tõenduspõhine, selle kohta on kirjutatud mitmeid teadusartikleid sellesse võrgustikku kuuluvate partnerite poolt, aga võib-olla üks, mida siin välja tuua, on süstemaatiline ülevaade, mille autoriteks ei ole inimesed, kes oleks EAD sekkumismudeliga seotud. Et see on siis publitseeritud Ameerika teadlaste poolt aastal 2022 ja siin on nimetatud, et kõige paljulubama multistrateegiline sekkumine oli European Alliance Against Depression ehk EAD. Ja kui teil nüüd tekkis huvi selle programmi kohta rohkem teada saada, siis rahvusvaheline veebileht on www.ead.net ja sealt leiate rohkem infot nii selle sekkumise kohta, selle tõenduspõhisuse kohta ja ka kuidas sellest võrgustikust rohkem enda jaoks kasu saada. Aitäh kuulamast!